tere taas ja rõõm teid kõiki näha. Me oleme Steniga, meie kaamermees, pikalt arutanud, et kuidas oleks kõige õigem neid autovideosid teha. Tema seisukoht on, et võiks teha kompaktselt, lühidalt, aga minu arvamus on see, et kui millestki räägin, mulle meeldib minna detailidesse ja rääkida asjadest põhjalikult. Ja siis me oleme jõudnud kokkuleppele, et meil on siis 2 varianti. Teeme selle ühe pika, nii-öelda minu variandi, kus ma saan teemas minna põhjalikult sisse ja siis katime sellest niisuguse kompaktse varianti kokku. Ja nüüd, kui tulles meie auto juurde, milleks on meil täna teile välja pakkuda Aston Martin DB9 Volante, siin on sama teema, et sellest autost rääkida, ma pean minema ajas tagasi. Aston Martini firma loodi siis 1913. Nii kaugesse aega ma tagasi ei lähe, kuid küll ma mainin seda, et kogu aja jooksul on õnnestunud Aston Martinil minna pankrotti 7 korda. Ja olukord läks paremaks siis, tegu oli aastaga 1927, kui Ford omandas 75% Aston Martinist ja lõplikult omandas siis 100% selle aasta 1993. Ja tollal, see oli 80. lõpp, oligi populaarne, et USA tootjad ostsid nii-öelda üles Euroopa tooteid, just neid luksmarke. Nagu ma ütlesin, et Ford omandas Aston Martini, omandas ka 1929 Jaguari, Chryslerile hakkas kuuluma Lamborghini, GM sai oma omandusse Lootuse ja ka pool Saabi, hiljem ülejäänud osa ka. Aga toetav oligi olukord selline, et tegelikult Aston Martin oli üsna väike firma, ettevõte, mis tegelikult tootis väga vähe autosid. Ja tegelikult seal on üks põhjus ka miks. Et kui me räägime sellist autodest, siis olete kõik kuulnud, et kasutatakse sellist väljendit, et auto on tehtud käsitsi. Et siin on tegelikult natuke see tõlgendus vahest on nii ja naa, et ei ole päris täpne. Võtame, et kui me räägime tänapäevased Bentley'd, uued Bentley'd, siis seal on nagu silt, et handcrafted by ja see on mingi nimi. See tähendab, et eesti keeles siis võib-olla ma ei teagi, mis see otsetõlge oleks, aga see tähendab üldjuhul need autode puhul seda, et nahksisu on tehtud käsitsi, neid puitdetaile, muid asju on seal tehtud käsitsi. Aga enamus autod ikkagi nagu need detailid on tehtud robotite poolt. Et kui võtta nüüd DB9, siis on ka siin on üks silt, samuti niisugune embleem, kus on kirjas hand built in England. Mis tähendab seda, et see auto on siis eesti keeles võib-olla käsitsi kokku pandud, et kuigi enamus detaile on valmistatud samuti robotide poolt, aga auto on ikkagi käsitsi kokku pandud. Aga enne seda, kui see auto tuli turule ja samuti DB7, millest ka varsti räägin, tegi siis Aston Martin autosid tegelikult päris käsitsi, et siis tollal öeldigi handmade. Et meil oli see handcrafted, handbuilt ja siis on ka handmade ja see oli tõesti niimoodi, et vanasti Aston Martinide puhul et meistrimehed näiteks neid kereblekke ise lõikasid välja, haamriga peksid ja kõik asju tehti käsitsi. Ja seetõttu oli ka tootmisarvud väga väikesed. Et need umbkaudu olid niisugune 2 autot aastas. Esimene siis samm, väike samm, mis oli DB9 suunas, oligi siis, kui esitati uut mudelit Aston Martin Virage ja tegu oli oktoobrikuuga aastal 1928, kuigi esimene auto, kliendi auto, valmis alles jaanuarist 1990. Ja tegu ikkagi oli siis õige vana kooli Aston Martiniga, mida siis täiesti käsitsi valmistati, et handmade. Ja tootmisarvud lihtsalt ma toon näiteks, et palju siis tolla neid autosid aastas toodeti, et 1929 ehk siis esimene aasta, kui neil see uut mõõdet hakati tegema, oli vist mõni auto üle 200 ja 1991 oli seal natuke alla 200 ja 92 oli tootmisarv lausa alla 100 langenud, minu teada oli see 60 tükki aastas. Ja lisaks oli veel see, et nagu tollal kombeks, et kui tegu on niisuguse väikse firmaga, siis mõned detailid laeneti ka muudelt tootjatelt. Näiteks Aston Martin Virage'i puhul oli naljakas, mis naljakas, aga oli see, et esituled olid Audi 200-lt, tagatuled olid Volkswagen Sciroccolt, rool oli näiteks sama, mida leidus Lincoln Mark 7-s, ukselingid sisemised olid Jaguar XJS omad ja nii edasi, et mingid nupud olid seal GM-i valikust, midagi oli seal veel Citroeni kataloogist ja nii edasi. Nii, aga tulles siis nüüd konkreetselt juba tagasi DB9 juurde. DB9 on paljude meelest üks ilusamaid autosid maailmas ja
ma enam-vähem saan selle nõustuda. Miks enam-vähem? Sest ta niimoodi, et kui DB7 tuli turule, siis ta tegelikult, ta oli nagu mäletan, kui ta kuskil seal, no ma ei mäleta seda, kui ta turule tuli. Seda ma ei mäleta, et tollal olid teised ajad, aga noh, ma mäletan, kui turul oli ja ta oli nüüd okei auto, aga ta mulle loomulikult väga mingit muljet ei avaldanud, kuna mul tollane maitse oli ikka teine, et olin ju kõvasti noorem. Ja mul ikka meeldisid niisugused kiilukuulsed sportautod, igasugused keskmootoriga Ferrarid ja Lotus Esprit ja Lamborghinid ja muidugi Dodge Viper ja Corvette'id. Aga tollal juba räägiti, et DB7 on üks ilusamaid autosid ja ma nüüd tänapäeval täiesti nõustun sellega, et ma ei mäleta, oli see nüüd aastat 5 tagasi 10, et ma hakkasin kuidagi teise silmaga autot vaatama üldse, autot teistmoodi suhtuma, et kuna kogemust oli juba nii palju olnud, et oli ma palju asju, palju otsuseid ma tegin juba nagu oma sellest maitsest, oma kogemustest ja siis olin ka vanemaks saanud ja siis ma nagu hakkasin DB7-sse kuidagi teistmoodi suhtuma ja teistmoodi seda autot vaatama ja nüüd ma saan aru, et kui ilus auto see DB7 on ja mina isiklikult ütleks, et DB7 on üks ilus auto siin maailmas. Ja ma ütlen, see on pigem võib-olla niimoodi, et kelle jaoks on DB7 see üks ilusamaid, et võib-olla siis see DB9 pigem jääb tahapoole, aga samas ma mõistan kõiki neid, kes ütlevad, et see DB9 on üks ilusamaid ja DB7 jääb tahapoole. Kuna mina olen nagu rohkem DB7 mees, aga kaamermees Sten ütles, et tema on DB9 mees, nii et selles mõttes, et kõik on ilusti paigas. Ja disainiga on seda, et kui ma ütlesin, et tegelikult DB7 oligi see mudel, mis andis selle uue disaini keele kõikidele nendele järgmistele Aston Martinitele, siis Ian Callum oli see, kes DB7 disainis ja Ian Callum on tegelikult ka see, kes on DB9 disaininud, kuigi koostööd seda Hendrik Fiskeriga. Ja näiteks, kui me eksi, Hendrik Fisker disainis ka BMW Z8 ja näiteks, kui ma vaatan seda selle nurgalt, siis mina näen siit nagu Z8. Et tegelikult mõttes on väga huvitav disain. Et nagu ma enne ütlesin, pigem mina nagu see võib-olla DB7 minu jaoks nagu see eriti magus auto välimuselt, siis ma pean ütlema, et mulle just nagu meeldib DB7 puhul see katusejoon, mis läheb kuidagi kummeramalt. Ja DB9 puhul läheb natuke järsumalt, aga õnneks meil on siin DB9 Volante, ehk siis tegelikult see auto on väga ilus, et kui ta oleks kupeena, siis ta võib-olla mulle, ütleb, et ikka meeldib, aga mitte nii palju, kui meeldib mulle Volante. Et üldiselt ma olen tihti nagu olnud seda meelt, et mingi autode, ütleme, disain, kui räägime kupeedest või mida iganes, räägime ikka kupeedest, et siis on niimoodi, et see kupeel on väga isikupärased kirjajoonet, et kus me võtame katuse maha, on ta siis samuti DB7 või on ta Porsche 911, et siis või Jaguar XL8, et me võib-olla mingil määral kaotame selle algse iseloomu, disaini iseloomu. Et seetõttu mulle tihti meeldivad need algdisainiga autod nagu rohkem. Aga näiteks DB9 puhul mõtlen mulle, kuna meil natuke see katsu natuke häirib, miski asjal häirib, et mulle tegelikult DB9 puhul meeldib just nimelt selle Volante meeldib mulle rohkem. Ja kuigi DB9 ei ole enam see handmade Aston Martin, vaid on hand-built Aston Martin, siis on ikkagi tegu väga kvaliteetse autoga. Ja üks asi, mis mind kunagi, kui ma minu jaoks on see juba mitmes kord DB9 kokku puutuda. Ja kui ma esimene kord see auto kokku puutsin, see oli, ma ei tea, rohkem 10 tagasi, mida hämmastas see, et see iluvõre ei ole mingisugune odav plastmass, vaid on kuulda metallist. Ja kõik need embleemid siin on niisugused korralikud robustsed metallist embleemid, et kui siit ära võtta, siis on niisugune korralik biotäis. Nii konkreetne auto on siis pärit Ameerikast ja siin on näha ka natuke seda Ameerika maitset, kroomväljed. Ma ütleks, et see on maitseasi ja ma mõistan neid, kes ütlevad, et pigem mitte, aga ma ütlen, mulle päris meeldivad. Ma ei tea, miks. Sobivad selle autoga hästi kokku, vähemalt selle valge välisvärviga. Igas mulle see nagu meeldib, nii et ma ütleks nagu äge. Et kes on juba tähele pannud, et ka muidu ma videos väga nagu autodisainile ei pühenda palju aega, sest mõtlen, see on väga kuidas ma ütlen, individuaalne, et ühele meeldib üks, ühele meeldib teine, on mingid autod võib-olla, mis enamusse meeldib, mingid autod võib-olla, mis vajavad rohkem harjumust, aga jah, et võib-olla disaini osas, kaameramees filmib erinevaid nurki, näitab ühesõnaga igal juhul väga ilus auto, DB9 ja veel ilusam on, kuna ta on Volante. Et nagu ikka, näitame ära ka, mis on meil, tahtsin juba öelda kassil kõhus, aga mul kogu aeg nagu mõttele mujal, et tegu ei ole Jaguariga, tegu on Aston Martiniga.
et tegu ei ole siis kassiga, eks ole, et me siis vaatame, mis on meil siis Aston Martinil siin mootorruumis peidus ja tegu on siis V12 mootoriga. Aga selle mootori ajalugu on huvitav, et tegelikult oli niimoodi, lähme ajas tagasi, et kui Ford tõi turule oma Duratec mootorid, siis ta alguses palus Porsche abi need mootorid välja töötada. Ja mingil määral Porsche jõudis ka seda midagi teha, aga mingist hetkest läks see projekt üle siis Cosfordile, kes lõpuks siis jõudis asjaga nii kaugele, et siis V6 Duratec mootor jõudis turule. Ja tegelikult sellest, see jutt, et Aston Martin V12 on kahest V6 Fordi Duratec'is kokku pood, loomulikult see jutt ei vasta tõele. Ei ole nii, et võeti 2 V6 ja kevitati kokku. Aga seal üht-teist on nagu üle võetud ja kui siis see esimene, et see mootor, V12 mootor tuli siis valmis, ütleme siis niimoodi. Ei saa öelda tuli turule, sest ta ei tulnud turule, aga ta valmis. Et siis, kes teab niisugust autot, et võib-olla nooremad ei tea, vanemad teavad, Ford Indigo. Ja selline ideeauto, millega sai muide sõita ka arvutimängus Need for Speed 2. Olen sõitnud, väga mõnus auto, vähemalt mängu põhjal hinnates. Et see oli siis selle esimene mudel, mis sai siis selle uue V12 mootori. Ja nagu ütlesin, et kuigi üht-teist võeti sealt V6 Duratec mootorist, siis ikkagi mootor on tegelikult täiesti teine ja taas Cosford oli see, kes aitas selle V12 mootori välja töötada. Ja kui ma ütlesin, et esimene mootor, mis valmis läkski Ford Indigosse, siis teine mootor, mis valmis läks juba Aston Martinisse. Ja konkreetselt, kui siin mootori peal on kirjas 6,0, tegelikult kui hakata niimoodi ümardama, siis tegelikult peaks ütlema, et see mootor ikkagi on 5,9, aga see ei ole vahet, et ka näiteks Fordil legendaarne 5-liitre mootor, et 4,9, eks ole, Mercedesel on 5,5, veetavalt 5,5, et 5,4, 6,3 on 6,2 ja nii edasi. Ja tegu on siis 5,9 V12 mootoriga ja algselt, kui ta siis DB9 mootorruumi jõudis, oli tal 456 hobujõudu. Hiljem natuke need hobujõud lisandus, konkreetne auto on aastast 2008, ma isegi ei tea, palju sellel täpselt hobujõud on, võib-olla natuke rohkem, ma mäletan mingi hetk oli see midagi 470 ringis. Ja alguses sai siis kuni aastani 2012 sai siis seda osta DB9 nii manuaal- kui automaatkäigukastiga ja siis kui 2012 oktoobrist, kui siis tuli see facelift, suurem facelift, et siis see teine facelift DB9-le ja siis ta võttis üle selle vahepeal toodetud poolestast toodetud Virage'i välimuse, et siis ei tootmise ainult automaatkastiga mudel. Nüüd astusime juba sõitma ja ma teen selle interior osa siis sõites. Et mul on hea meel, et on säilinud selline kvaliteet ka DB9 puhul. Et väga ilusad materjalid on siis ees, ilus niisugune nahk, kohe näha, et kallis ja mõnus hea katsuda. Ja ka konkreetsel DB9-l on ka väga ilusad need puitpaneelid siin üleval armatuurlauast keskkonsoolist ülesse, armatuurlaua peal, siin ukseposti peal ülemist osad, et väga ilusad. Et mulle nagu väga-väga meeldib ja sellised metallsed detailid, mis siis ees on, käegale katsud niisugused mõnusad tummised, et asi on nagu väga-väga kvaliteetne. Ja kuna DB9 on siiski GT auto, et aga on ka mugav sõita. Selles mõttes, et ruumi siin on, et mulle tihti meeldib istuda niimoodi jalad laiali, et siin on mul ruumi on, isegi ei käi kuskile vastu ja istumisasend on ka täitsa hea, katus on maas, et praegu on meil juba õhtu käes, sõidame varjus, aga tuul väga ei puhu, nii et on täitsa nagu okei sõita. Ja mis ka DB9 on hea, on see, et on säilitanud ka oma sportliku poole. Et näiteks, kui võrdleme üks teine auto, kindlasti paljudele tuntud, on Bentley Continental GT. See auto on suur raske, kobakas sõita, aga DB9 puhul on nagu tunda, et kes tahaks teha ka sporti
siis selle auto puhul on see võimalik. Et auto isegi praeguse kiiruste juures, mis on meil üsna tagasihoidlikud, on juba tunda, et auto väga hästi seisab teel, et roolitunnetus on hea, on konkreetne, et täitsa niisugune mõnus auto, et kui tahta teha mingisugune pikem road trip, ka mingisugust mägiteed, et on tunda, et EB9 on seal täitsa omas elemendis. Ja mida ma veel välja tooks, on muidugi see mootor. Et sellel V12 mootor on niisugune mõnus, niisugune väga kindla iseloomuga tämber, väga mõnus, ka annab väga palju sellele sõidu feelingule juurde. Nii et kes tahab sellist, ma ütleks, et kaks ühes autot, mis on ikkagi nagu mugav, mis on võib-olla küll väga selgete mööndustega, aga võib öelda ka mingil määral ka isegi pereauto, kuna taga on olemas väiksed istmed, väikelapsed sinna mahuvad. On selline mugav auto tegelikult, võttes arvesse, mis autoga tegu on, samas ka sportlik, nii et kindlasti soovitan.